mina Harimati siin teen Olli Raju 12 Postimehe videoblogi koostöös Stuudiopunktiga, et just rääkisime Jorganiga juttu peale taskukeskuses toimuvat kaalumisi. Nüüd olen siis kätte saanud Kuldarnei, kes teeb siis Raju õhtuse Raju peamatšide debüüdi siis, ja tema vastane on Aleksandr Rumet ja ma tahakski küsida, et kuidas oma vastase valikusse, et see on see valik, mis sulle pandi, kuidas sa sellesse suhtud? Esimese hooga võttis natuke tõsiseks ausalt öeldes, et mul on nagu 3. amatöörmatš praegu ja vastasel on 8 profimatš all, et siuke mõttekoht oli, aga samas ma olen praegusel hetkel, ma arvan, jõudnud selleni, et mul on selline suhteliselt tasane nagu oskuste komplekt, et ma arvan, et ma olen igas distantsis peaaegu võrdselt tugev, et see annab nagu päris hea paindliku lähenemise. Et sellepärast, et ma arvan, et kui tal on mingid nõrkused, siis ma tahaks need ülesleid ära kasutada. Kas sa oled ka tema matše vaadanud, et ta on päris palju püsti teinud, kuigi tal on ka üks käelukuga alistus? See alistus tegelikult oli kannalukpöördega. Aga tähendab, ma olen neid matše vaatanud. Seal oli... Ta on suhteliselt sellise agressiivse ja väga mitmekülgse löömisega, et selles suhtes tuleb kindlasti valvas olla, aga jah, ma olen teda kuigi palju ikkagi uurinud ja enam-vähem ma arvan, et mul on pilt olemas, mis meest on. Ma usun, et temal minu kohta on nii tugevat, et ülevaadet ei ole. Kas sa kavatsed ka seda eelist kasutada, et sa oled selline nii-öelda ootamatu underdog siin matšis? No ma arvan, ma kasutan ära iga eelise, mis mulle parasjagu nagu vähegi ette söödetakse, et tuleb iga ära kasutada, et kui ta minu kohta vähem teab, siis on see minu eelis. Kas sa kavatsed oma 8-aastase judo kogemusega mängu panna? Ma arvan, et arvestades, et ütleme, MMA on selline komplektne spordiala, siis nagu tuleb kõik tööriistad tööle panna, jah? Miks mitte? Kuidas sulle siiamaani selline tähelepanu alla sattumine meeldinud on, et kas sul on praegu niimoodi, et ma teen selle ära ja ma ei taha kunagi teid enam näha või sa kavatsed ka edasi teha peale seda? Ma tahaks öelda, et see tähelepanu ei ole nagu kõige kriitilisem või nagu kõige olulisem minu jaoks, et kuni sa 2000 inimese ette astud? Ütleme ausalt, tegelikult mingi osa nagu matši ettevalmistusest on olnud mõtteprotsessis just see, et kuidas seda nagu välja lülitada ja kuidas nagu külma närvi säilitada, et mõnes mõttes on nagu jah, kogemusi on nagu vähe, aga ma arvan, et ma olen ennast vaimselt päris heasse kohta praeguseks saanud, tunnen hästi ennast. Kuule, aga ma soovin sulle õnne ja räägime kindlasti peale matši, et kivi kotti!